positiivse poole pealt, üleüldse Eesti võrkpalli positiivse poole pealt vaadates tundub, et Tähel on vorm täpselt sama hea. Vabandust Mulgal, et see vigastus on täpselt sama korras, et võib veel paari kuu pärast koondist aidata. Jah, teevad, vahetab Andrei Ojamets. Peal. Andrei Ojamets kasutas ära oma esimese mõtlemisaja. Keel, järjekordne pauk, kas see on sees? See on sees, Martti Keel näitab teist ässa. No nüüd jah, tõepoolest. Vaatame veel kord. Oleme jõudnud teises skeemis taaskord nende mängumeeste punktideni, kui Martti Keel jätkab. No mis toimub? No nii, Martti Keel praegu lööb nagu seisvaid märklaudasid seal ümber, küll Rikbergi, küll Tähte ja vahest on Tartu mehed nii kavalad, et tulevad üldse eest ära. Tihti asjad lähevad ka hästi, aga kui midagi läheb valesti, siis läheb ka kategooriliselt valesti siiamaani. Mida me näeme? Bigbank Tartu on teinud täieliku ümbersünni. No tegelikult on Tartu vaatevinklist see järjekordselt positiivne asi, et kui keegi hakkab ära vajuma, siis keegi jälle tõuseb, et me praegu näeme. Geimidega 2-2 ja siis me läheme otsustavasse viiendasse geimi. Kollo paneb järjekordse pomm-servi, Selver on raskustes. Orav. Ei ole out, Orav lööb ära selle palli. No ei olnud ka plokki tegelikult teda noteerimas. No ja, aga Orav risti ette ei löönud praegu. Loomulikult suur kiitus ka Martti Keelele, kes korduses praegu näeme raskest olukorras selle palli küllaltki hästi Oraval ette serveerib. Kollo, täna on paar ässa juba pannud. Losnikov võtab vastu, Keel otsib õuekallast, kahene plokk on ees ja see plokk peab. Rene Teppan, oks laiali jälle pingi juurde. Viska 5 siit, viska 5 sealt, Tartu 10-8 peal. Ja äsja tundus, et Teppan käib kõik need Tartu fännid läbi, lööb neile kõigile